No tere! 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 Tulime ka ikkagi lõpuks kaameraga, vahepeal paar nädalat oleme niisama puhanud, toimetanud, käinud ausalt kõik nädalavahetusel näinud muudele kultuuriprojektidele, et käisime siin Viljandit avastamas ja hakanud seal filmima. Iga nädal, või mis iga nädal, iga aasta käime kuskil väljasõidul, kahekesi sügiseti. Eelmine aasta käisime Pärnus, see aasta Viljandis, väga kena oli. Ja siis siin muud perekondlikud ja kultuursed projektid. Et nädalad lähevad ka kiiresti. Nädala sees oleme paar korda käinud einestamas. Lihtsalt võtame ennast kokku ja ei hakka kodus süüa tegema, et lähemegi otse loodusesse, teeme seal oma toidud valmis ja siis on ta tihti jäänud ka pimedasse, siis mis sa ikka filmid seal. Et siis me oleme niisama ära toimetanud. Aga täna oleme tõesti uues kohas. Selles mõttes absurdselt imelik olukord meie jaoks. Me ise elame siin Tartus, aga ei ole Kolamas käinud Suure-Kambja mõisa alal, kus siis peaks veel midagi alles olema. Seda pole vist kaua aega enam küll uuendatud, aga siit on kaardi pealt näha, et nii Parkla külaplats, telkimisala, lavaauk, mis iganes see on, ujumiskohad, tualetid, Suure-Kambja mõisa peahoone, mõisa viinaköök, mõisa tall, mõisa piirdemüürid, Eesti jämedaimed Euroopa lehised. No ja siis siit ümber Suure-Kambja järve peaks veel mingisugune matkarada ka, vähemalt siin stendi peal eksisteerima. No eks me lähme vaatame siis, kas see päriselt ka eksisteerib. Sa ütles, et see on vist hooldamata. Ma ei tea, internetist ei ole infot üldse saanud. Siin on selline väike parkimisala. Ja seljakotid on meil kaasas. Tänane projekt kindlasti sisaldab ka lõpuks Indrek Koni head retsepti, et kes veel mäletab, kunagi ammu augustis tegime ühe challenge'i või nii-öelda üleskutse retseptide osas. Et täna sööme. Teeme väikse heine ka, sest ma juba näen kauguses ühte varjualust. See on siin ainus ka, vähemalt kaardi järgi. Võib-olla mitte. Et siis näha ole. Täitsa rada ka. Praegu on siin veel tõesti ilus. Lehed on täpselt veel, mingi osa on veel puude küljes, kuigi eks need viimaste ööde külmad ole enamik siit alla lendeldanud, või kuidas siis õigem öeldaks. Lehed lendeldavad alla. Lendanud. Jaa. Ei tea. Siin on nüüd siis lava on siin olnud, aga lava on ära lammutatud. Ma saan aru, et see on lavaauk, kui loogiliselt nüüd võtta. Alg vägedasti on see puujuur siin, männipuu juurestik. Et vaata, et muidugi näed, männil on ju väga pikk sammasjuur siin maa sees sügavalt. See hoiab teda siin veel igasuguste tormide eest. Aga siin on jah selline, ei teagi, mingisugune hooneala on siin kindlasti olnud. Peale 18. sajandit on seda ala siin ehitatud. Ja siin on näha mingisugune kivimüür veel alles. Aga infosilti siit praegu ei leiagi. Aga jah, täna on siis 19. oktoober, pühapäev. Ja mõisapark, siis ütleme siis mõisa metsapark, mis iganes sellest siis järel on. Vahest saab seda mõisaparki tunnetada just nendest suurematest puudest, mis siis esimeses puurindes taeva kõrgustes on ja siis allapool on kasvanud kõik see, mis kui ei hoolda, siis nii ta läheb. Aga see eest on rada. Täitsa praegu tundub, et korralik. Ja seda peaks siis olema ümber järve, eks siis näha ole. Siin on isegi pink. Päris korralik pink ju. No näed. Ma arvan, et see koht on kalameeste jooks.
kindlasti üks huvitav koht, kuigi ma ei ole veel sinna järve alla roninud. Kohalike jaoks on kindlasti, kes käivad siin koertega või sportlikku jooksu tegemas. Ma just mõtlesin, et ei tea, kas siin kala on. Järve on, et siin võiks kala olla, aga vaata ikka siin. Siin praegu see põhijärv jääb nüüd meil selja taha. Jah, siit paistab nüüd Peeda jõgi. Jõgi, jah. Kinni kasvanud järve ja sopp lihtsalt. Eesti jõed ongi sellised oja moodi, et näed välismaale kuhugi, siis seal öeldakse Peeda kraav selle kohta. Aga noh, see on selline kitsas jõgi, voolab järve. Ja. Aga no ütleme nii, et täitsa kena koht. Ei ole siin viga mitte midagi, vähemalt esimese, ma ei tea, viiendiku kohta või. Et ega seal kaardi peal ei olnud märgitud ka, mis kilomeetrit arv on. Aga noh, eks me siis tunnetuslikult vaatame siin, kuidas see kulgemine läheb. Jah, mõisa pargimets. Näeme vast täna mõisa ka ära või mis tast järele on jäänud või ei ole. No, siin on nüüd näha jah, et on mingisugune vahva trepp, mis on iseenesest täitsa okidoki. Eks oleme hullematki näinud. Mis see Uku koobas oli, on ju? Noh, sina siin ei roninudki, aga kes nüüd Uku koopa juures on käinud, siis teab, et eks need puidustrepid lähevad ära ajaga. Noh, kui ikka mingi 15 pluss aastat ei ole hooldatud, siis see ongi eluiga vist umbes selliselt, kui nii arvestada. Aga siin veel täitsa toki. Mingi hoone. Väike. Ohohoo, see on, näed, see on aken, jah? Jah. Ei tea, kas ta on nüüd jahimeestega seotud või omal ajal pakuti mikrometsamaja teenust. Ma arvan, jahimeeste bunker. Airbnb omal ajal. Nojah, Airbnb on, jah, sinna võid kõik punktikese peale panna. Aga Airbnb-l on väga karmid nõuded. Ma olen lugenud, et seal saad Airbnb-s oma majutuskoha üles seades, siis sa pead kutsuma professionaalse fotograafi esiteks. Ta peab tegema väga ilusat fotot. Äkki tolle ajal ei pidanud. Jah, see oli Eesti salavõrgustiku staap oli see metsaonnide võrgustik, mis oli salajane. Siis kes teadis, see teadis ja siis sai seal magada. Üle jõe läheb veel täitsa toimiv sild. Jaa. Ma igaks lasen sul enne märe minna. See sild on väga toimiv. Et eks ole hullemaid sildasid ka nähtud. Aga noh, mis siin ikka, see on vist juba elumajad. Kaardi peal oli näha ka. Eks on siin Kambja. Siin Kambja alevik on kohe kõrval. Meie siis oleme jah siin selle mõisa alal, et peaksime nägema ka ära mõisa peahoone. Vähemalt mis tast järele on, sest minu teada seda pole renoveeritud, pole raha, ma ei teagi, kes omanik on, aga noh, võib-olla mingi infosilt on seal platsi peal alal olemas, et siis kui näeme, siis jagame. Reili ütles jah, et tore tegevus on lehed. Nendega sahkerdamine, sahistamine. Ja ma arvan ja, et enamik tunnevad loodetavasti teistmoodi lehtedest rõõmu, see on siis see läbi riisumise, et see riisumistegevus. Nüüd tulime sealt järve juurest siia majade juurde, aga see on vist mingi eramaja, hooneala, et oli näha ka kanu ja nii edasi, ju siis elatakse, aga see on nüüd kindlasti kuulub see hoone siin mõisa kompleksi. Ei teagi täpselt, kus see õige mõisa peahoone siin on, aga äkki on see kuskil eemal siis.
ja ma ei saagi aru, kus see rada nüüd läks. Mingil imelikul kombel jõudsime hoopis raja kõrvale. Aga vaatame, näed, siin on ka mingisugune ala, äkki siinpool ongi. Siin on nüüd mingisugune jah, see mõisamüür, aga vaat teisel pool on lihtsalt mingisugune, ei tea, kas oli mõisa viljaaed, õunad, muud. Reili juba ronib kuskile aiamaa peale, aga mina lähen siit poolt, et seal pool peaks olema õigem rada. No näed, siin on jah kõik nii nagu on, ega siin midagi näidata ei ole ju, mingi vanad prügikastid isegi metallist, sellised nagu olid väiksed. Aga see vist ei ole see päris õige mõis ja peamaja, see on, ma ei teagi, mingisugune abihoone või mis iganes. Aga äkki mõis ja peamaja on ka kuskil siin. Vaatame, uurime, natuke saab jalutada. Ma siia peale vist ei hakka astuma, sest see värk on siin liiga pude. Kui peab vastu, minusugust. Varsti oleme ise ka siin all. Mis siis minust saab? Ise pean välja ronima. Aga on selline elu siin Kambja mõisas. Näed, lüliti on seal pool. Ei saagi lüliti. Näed, juhe siit alt tuleb. Voolu vast ei ole. Avar, ilma katuseta. Selline ta on. Keegi hiilib seal nurga taga. Kes see on? Hallo? Au! Oi-oi. Ei tea, kas tuleb karu või? Aga vaikne. Ei tea. Näed, nüüd kolistab ka veel. Oi, see on vist see maja vaim. Ega vanade majade juures ei tasu siin nii et lollitada. Tuleb ära minna. Et juba kolistab. Lähme ära, jah. Näed, Preili. Õnneks see maja vaim läks ära. Sest kui Preilit nägi, siis pani kohe tagasi sinna, kus ta tuli. Aga sellise maja kohta käib ikka see laul, et tule noor ja tugev mees, paksu rahakotiga tasku sees. Ja pane katus särama ja seinad püsti seisma. Mis iganes. Aga jah, mida ikka teed. On tõenäoliselt selline kaitsealune ka. Aga jah, siin väikse Telo abiga ikkagi kinnitame vist, et tegu on jah, siis Suure Kambja mõisa peamajaga. Korstnad on veel ilusasti püsti. Sealt eespoolt kõndisime ka läbi, sealt poolt tuli ka korsten näha. Selline see elu oli, aga mõned mõisad lagunevad, mõned õitsevad jälle. Eks Eestis ole ju, mis siin statistika ütleb, et üle 4000 mõisa koos talumõisate ja kõigega pidi siis Eestis olema kokku üldse. Eks neist võib-olla 100 on sellised korralikumad ja ülejäänud on nagu on. Ja alati, mis püsib vapralt ja võib-olla tänase päevani kasutust leiab, on siis mõisa, kuidas siis nimetada, mõisa välipeldik. Kas siis see on see tualett, kus siis käisid talupojad? Tegu on ju Rüütli mõisaga, mõisa selles Rüütel, aga Rüütli teenistuses olid siis ju kõik talupojad, pärisorjad. Ja siin eks siis tuli oma asjad ära ajada. Ma arvan, et siin oli 2 tükki kõrvuti. Et kui on üks uks, siis üks läks siit niimoodi sisse ja lasigi enne nagu mindigi koos. Et inimesi oli palju, lõunapausid olid lühikesed või puhkepausid tuli minna mitmekesi. Üks läks siit juba toimetamas, sai teine ka. Ja siis kui esimene lõpetas, siis ta viisakalt ootas, kuni partner ka lõpetas. Oli see ka 2 tükki küll. Ja samas said kõik jutud ära aetud. Ma arvan, et kõiksugused sõjaplaanid
Mahtra sõjaplaanid ja kõiksugused muud ülestõusud. Ma arvan, et kõik ülestõusud said ka just sellistes hoonetes nagu läbi arutatud. Et siin on näha isegi, et siin on vahesein. Läbi seina sai siis kõik asjad, uudised vahetatud, viidi üksteist kurssi, kus siis keegi juba hakkas vaikselt ülestõusu plaanima või mis iganes. Tehti äri. See oli siis väga tähtis koht selles vaates. Mina vaatan, kuidas vahtel on kõik lehed peal. Jaa, see ongi nüüd niimoodi, et see öökülm on kõik ära niitnud. Siin nüüd selliselt on, ega elame nüüd me praegu ei ole üldse enam sellel Suurekambja mõisaalal või sellel puhkealal. Me lihtsalt praegu oleme sattunud kolama. Natukene, muidu me peaks tagasi minema, aga noh, kolame nii kaua, kuni tuleb siis võrkaed või punane silt vastu, ütleb, et edasi minek keelatud. Aga jah, Mõisapargi puud on siin uhked. Eks siin kõik ole ju kasvama pandud tol ajal. Üle mitmesaja aasta vanad tõenäoliselt. Ja nii see on. Kui me juba siin nuhime, on nagu need nuhkalbertid. Näed, kurat, kõrvenõges veel ukse ette kasvanud. Juuda ikka teadlikult, jah. Iga jobu sisse ei pea minema. Ei peaks küll, jah. Aga jällegi üks jah, siin näete, jõgi on jälle kõrval siin. Jõe kõrval vaatasime, et nagu paadikuur, aga korsten oli ka. Ma arvan, et see hoone on saun olnud. Siin on nagid. Siin on ka nagid, siin on mingi veelahendus olnud äkki. No, see seletab, miks siin kõik nii pigitanud on. Kõik on ära pigitunud, täpselt. Lagi ja seinad. Ja akent on ainult ju seal. Ja, siin on elektrisekond, no see on nagu ees ruumalt. Siin võtad riided seljast ära. Hops. Ja oledki leiliruumis. Hästi madal. Ma ei teagi, jah. Mis siis veel siin öelda? Võib-olla on tõesti nii see asi olnud siin. Ei tea, silt ei ole. Lähme ära. Ärme nüüd kaubaks ka jää. Pärast on kuskil puude otsas kaamerad ja filmivad meid juba. Jah, ahju ka sees ei olnud, et noh, eks ahjud on välja lammutatud metallist ju kõik vanarauda viidud või malm ja vaata. Aga noh, saun võiks tõesti olla, jõgi oli ju kõrval hea. Ma arvan jah, see on siin saun jõe ääres. Mis siin ikka? Siin on need Eestimaa Eestimaa äng ja vaev, mis maa seest välja tuleb ja vaene põllumees, talupoeg pidi siis välja kangutama küll hobese abiga, küll naabrimehe abiga kivid. Kus need kivid ikka tulevad, maapõuest tulevad. Aga jah, tammed on väga uhked ja vägevad. Siinkohal tuleb öelda alati suur tänu istutajatele, et see ei ole mingi väike projekt, selline tammepuu üles kasvatada. Seda peab ikka pikalt ette planeerima, on ju, et meiesugused siin saaksid nautida seda päiksekuld, päiksekiirtes helendavad, sätendavad tammepuud oma lehtedega. Selleks pidi keegi selle, no ütleme jah, 200 aastat või 200 aastat tagasi istutama. No võt. Siin on siis kohalik rand. Jälle üks täitsa uus ja kompu istumisharjualune pikniku tegemiseks, väikseks toidu tegemiseks, aga meie võib-olla läheme ikka teisele poole. Seal oli vähemalt üks veel. Ja siis askeldame, aga jah, siin on nüüd näha tegelikult kogu see ala. Et me siin tegelikult kolasimegi ja nüüd ma saan täpsemalt öelda, et tegu oligi siin, mis need, kas kõik majad on peal või? 9. mõisatall. Okei, mõisatall oli tagapool, seda isegi ei filminud praegu. Tualetid jäid silma. Aga nii, ei, 6. Need on nüüd tänapäevased tualetid. Okay. See mina näitasin teile, jah. Piirdemüürid, okei. Piirdemüürid, ja need ka nägime. Peahoone. Jaa, Suure Kambja mõisa peahoone, täpselt.
nüüd on pilt ka selgemalt ees. Ja teisi hooneid ju siin. Tall on viinaköök 8. Viinaköök on siin samas. Näete, see valge maja siin. Ja ega ma kodus ka väga palju eeltööd ei teinud. Tavaliselt ongi jälle tulla niimoodi huvitavam, kui kõike väga täpselt ette ei uurina. Too kivimaja seal taga oli siis tall. Jep. Ja no näed, Peeda jõgi siis siit voolab sisse. Siit läksime siis üle jõe. Ja siit lähemegi praegu siia oleme jõudnud ja siit lähemegi nüüd tagasi. Ja siin on see parkla ja siin saab ka grillida. Siin on siis viinaköök. No jah, eravaldus, müüja kinnistu. Näed, kõik on müügis. Teeme siis reklaami ka. Äkki on ostjaid. Mis iganes eesmärgil, aga ju kurat jälle uhke hoone. Täitsa ei lõpp. Vaat, kus jälle kõik on ju mitu korrust. Kelder korralik ja ülemine lakaalune ja siis põhikorrus. Uhke maja. Nõuab rahakest. Euroliit, kus oled sa oma fondidega, on ju. Siin on siis veel üks rand, Kalamees. Ja muidugi siin samas järve kõrval on ka siis avalik tualette. Saate käia. Kaeme sisse ka? Kaeme siis sisse ka, ja. Noh, näed, midagi pole muutunud. Ainult kivist on seekord. Ja madalam. Ja. Auk on madalam all. Ja, et siin ongi tähtis see, et sa saaksid nagu sama feelingu nagu sinu esi-isa käis. Ainult temal oli see puidust välja lõigatud. Ja. Ühesõnaga, no kui häda on käes, siis abi on olemas. Kui ei ole loodusest abi, siis saab majast ikka abi. Ja siin on siis bussijaam. Mis bussijaam? Bussipeatus. Ja näete, siin on siin ümarlaud. Hobusraua kujuline saab. Siin arutavad kohalikud kindlasti külamehed päevakajalisi asju. Kindlasti on siin nüüd täna on valimiste viimane päev, et siin on käidud siis kõiksugu neid valimisprogramme kokku panemas. Arutatud, mis siis vaja muuta siin Kambjas. Keegi on jätnud oma valimis... Keegi on, jaa, vahest need koosolekud kipuvad pikali ja siis saab siin ka väikese uinaku teha. No võt, nii ärme nüüd kaua kinni hoia, siin on kindlasti järjekord nõudlus. Kuskilt on kindlasti juba seltskond teel, mindi lihtsalt poodi varusid täiendama. Nii, aga jah, see koht on siis nüüd telkimisala kaardi järgi. Et see nüüd jah, ei ole RMK kaardi peal. Et üldiselt ma arvan, et üle Eesti on üks jagu selliseid vallaprojekte, mis ei olegi kaardi peale, siin ühe kaardi peale pandud, nii et eks otsima peab ka. Ja see on üks sellistest. Et lipu saab siin heisata pidulikult, kes soovib. Ja ka meie jäämegi nüüd siia, sest teeme siis geine ka ära. Enne ei hakka koju minemagi. Kell on ka juba selline, mis ta on, 3. See ilusalt päikest jagub. Päikese kiired täpselt veel jõuavad siia meile appi. Siin on mingisugune konstruktsioon. Siia ma saan ka oma risuka panna peale, siis ma ei pea teda maapinnale panema. Mul on täna see väike risukas kaasas. Ja siis natukene kuiva materjali ka. Et saame oma vorstikese ära grillitud. Nii, no võtta. Kott on jah, selline vahva ja üks tassikene meil, see on selline karabiniga. Pain see väljapoole. Ja võt, kohnime asjad välja. Aga väike meenutus siis ka, et mis toitu me siis tegema hakkame või mis menüü siis tookord selle meie loosimängu võitis. Täpsemalt siis Indrek kirjutas kommentaari, et temale meeldivad väga kalal olles lõkkevorstid koos värske sibula, tomati ja kurgisaletiga, mis on segatud ohtralt hapukoorega
ning kõrvale on siis hea hammustada kodukandi leiba. See pidavat kõige paremini siis toitma. Nii, et ega meil vist seekord tegelikult läks õnneks ka, et ei pidagi väga palju vaeva nägema. Tegu on päris lihtsa retseptiga. Midagi peenti õnneks ei hakka tegemagi. Ja ega mis me siin on, et võtsimegi poest koopist ühe seemneleiva. Tänane leib, siin on sibul. Siin on nüüd viilutatud kurgid kodust, kuna meil oli üks kodukülastusprojekt, siis sellest jäi üle. Tervislikku snäkki, tipikoste sai otsa, aga snäkk on siin. Siin on siis ka hapukoor. Siin on siis ahju šašlõki vorstid, 78% liha. Siin on tomatid. Rippuv tomat. No, ühte mul vaja ongi. Aga saabki kohe võtta. Siin on mul väike materjal. Siin on mõned klotsikesed ja süüteroosikene, preili tehtud süüteroosikene. Et selle ma meisterdan siin lahti veel ja siis väike risukas. Täna on abiline. Võt nii. Kaasas on meil veel sellised vahvad tabletid. Et kui kõht täis ei saa, siis võtad ühe alla ja siis see kõhus paisub. Siis on kõht täis. Aga tegelikult, kui ei taha ära süüa ja me rangelt soovitame mitte süüa neid tablette, siis need, kui vette pistad, siis tuleb siit mõnus selline märg käterätik. Sibi, jah. Mingi väike veetilgakene. Väike tilgake ette ja selle ka. No, et siin on meie luhvel, nuga ja toimetame. Ketšup ka. Ja jõhvikamahl. Jõhvikamahl on ka hea. Nii, preili nüüd askeldab hoolivalt siis salatitega. Ja mina lähen siis hakkangi seda einet meisterdama. Jah, midagi erilist mul nüüd siin kaasas ei ole, natukene selliseid klotsikesi, mis kodust lihtsalt üle jäänud meisterdustest ja kohe harjumatult pisikene tundub seekord see risukas, et kogu aeg nüüd oleme selle suuremaga, selle sama suurema versiooniga käinud, siis on kohe ebamugavalt väike, aga just see-eest mõnusalt piisav. Siia peale läheb see reste. Ma saan siia panna 3-4 grillvorsti ja nii kaua, kuni sa sööd juba seda 4 vorsti, siis saab teine laar ka valmis. Ja ega siin väga palju materjali polegi vaja. Natuke põletada ja siis selle söögi ära küpsetada. Päris liha ei hakka küpsetama, aga mis see grillvorst ikka tahab. Natukene. No. Kasutan soojemal ajal veel seda plasmasüütajat, et sain siin hommikuse miinuskraadiga ka teda katsetada, siis ta oli autos ja autost välja võetuna ta kohe ei toiminud, aga kui taskust natuke oli, siis läks kohe aktiivsemaks jälle. Et täiesti tore abiline. Tekitab sellise statilise jõu siia vahel, kõrge pinge ja selle pingega siis saab selle materjali süüdata. Näiteks selle süüteklotsi siin. No need. Lõikelauda küll meil kaasas ei ole, aga üks klotsike aitab. Preili ütles, et on vist eraldi isegi kodukanti leib olemas, jah? Ma ei teagi, kust ta nüüd müüakse. Me võtsime jah oma kodukoopist. Peaks ka tänane leib olema. See oli ilusasti silte. Ja preili juba maitseb linnupetete juuretise maitse tuleb esile. Minu arust see ongi erinev sellest tavalisest leivast. Tavalises leivas nagu ei ole seda maitset. Nii, natuke läheb veel seal aega. Põleb natuke madalamaks. Siis ei tee musti vorste, vaid kuldküpseid. Eks midagi need. Meil on nüüd selline plaan ka, et kuna preilil suhe sibulaga ja tomatiga ka ei ole nüüd väga hea, et siis preili sööb kurgisalatit
ja mina panen täisrauaga, ma võtan nii kurki, terve sibula, nagu on, nagu seal ütles, et rohket hapukoort, siis ma arvan, et rohket sibulat peab ka olema ja siis läheb mulle see tomat ka. Aga ma arvan, ma võtan ka ühe lusika teile seda salatit, aga lood ja siis jah, nüüd ongi minu raund. Preilil hakkab juba tema ülesanne valmis saama. Mina siin veel natuke ootan. Siis kasutan hetke ära ja panen peale, muidu ega see siin mingised söed nüüd väga ei teki. Aga see lühik aeg, kus ta ei ole nagu päris veel ära põlenud ja samas on piisavalt veel põlemas, siis sellega saab just ära küpsetada. Nii, väike restikene peale. Hakkame siis vaikselt siia neid siis laduma. Need on isegi päris pisikesed. Neid mahub siia isegi rohkem. Lõikame siis juba head leiba ka siia. Vähemalt 4 kiilu valmis. Sest hea leib läheb alati kõhtu. Võib süüa. Võib süüa. Igatahes, kui Preili nüüd segabki hapukoore ja maitseained kokku, siis mina toongi siit nüüd liha ära. Sest vorstikesed on valmis. Võt nii. Oh, see on nagu see mantlisalat, vaata, mis see salati nimi oli? Kasukas. Kasukas, jah. Võt. Seal peaks olema sool, sest teise topsi peale on mul kirjutatud suhkur. Ja kui selle topsi peal ei ole suhkur kirjas, siis on sool. Aga võid näpu keele peale panna. On sool. Vist küll. Miks ma teen su suhkruga salatit siis? Jah, miks mitte? Mis siis ikka? Seda küll retseptis ei olnud, aga maitseained ei olnud mainitud. Ei olnud jaa, õnneks ei peagi retseptid alati väga detailsed olema. Retseptid peavad olema täpselt nii üldsõnalised, et iga ühel jääks veel selline väike loominguline nüanss ise juurde panna. Või mingisugune mõte. Sest siia sobib ka veel. Ma ei tea, igasugu. Kartulit võib siia kõrvale praadida. Kellel on veel kukeseeni. Me siin tegimegi üks õhtu nädala sees, läksime lihtsalt peale tööd. Tegime šašlõkki risupliidiga, mul oli natuke sütt autos ja praadisimegi veel viimaseid kukeseeni kartuliga kõrvale ja väga hea oli. Võt nii. Hakkab see toit valmis saama. Ega jah, aeg seda lõunat ka lõpuks süüa. Hommikusöögist oma jagu möödas, ja ka see hommikusöök nüüd teab mis. Hommikul praadisime tšukiinit liivsaiaga, väga hea oli. Sa paned lihtsalt soolaga, jah? No jah, soola ja pipraga ka hea. Ma miski pipart ei pannud, ma tegin lihtsalt soolaga. Jaa. Võt nii, ega see, kuidas siis see käiski, ega mul need taldrikud ka ei olegi rohkem, mul ongi üks luhvel. Preilil on siin veel atribuutikat, et ma ise kasutan siis seda. Ja no, head veel värskete mekki. Vot, ei olegi kaua teinud sibulaga seda salatit, et alati panedki tomat ja kurk on loogiline, aga sibulat ka sisse. Sibulat me ei olegi vist pannud kunagi. Jumala hea on sibulaga. Ma täitsa usun, jah? Vanasti ikka sai ja omalgi vanemad teinud niimoodi. Nii. See kohe pritsib, puskab. Ütleme niimoodi, et lihtsuses peitub võlu. Ja. Mahlane. Võt, vorsti alla. Püsti sööma. Leiba. Preili sööb ka püsti. Vaata, kus purskab. Ma ei tea, kas peale jäi, aga ta kuidagi imelikult hammustasid, et sees on jah, hästi palju rasva. Ja noh, kes soovib, saab ju veel leiva krõbestada. Kes väga tahab endale väga rasva, siis võib ju panna võit veel, aga ma arvan, neid võisid ja määrdid küll siin peaaegu pole vaja. Mis sa räägid? Ei saa üldse hammustada. Kogu aeg purskab. Oi.
No kuidas siis see kurk on nüüd ilma milletagi selle soola ja pipraga, jah? No näed. Aitäh sulle, Indrek. Väga hea. Tänu sinule jõudsime lõpuks. Head tuttavate maitseteni. Kindlasti me sibulat pannime korralikult siia, sellepärast ma natukene nüüd huugan või vindun. Aga ei, sibulat peab sööma. Ja need teised retseptid me ka järjest ikkagi valdavalt võtame ette, mis me selle video kommentaarides on. Et väga kihvt on ju loominguliselt läheneda. Ja poes oli ka huvitav märgata siis huvitavat muutust. Et praegu vist oktoobris on juba kätte jõudnud aeg, kus verivorsti riiul ja selle grillvorsti riiul on nagu juba tasavägiselt võrdsustumas. Mõlemad on nagu sama palju. Pooleks oli, jah? Pooleks. Ja varsti on nüüd niimoodi, et ega grillvorsti jääb vähemaks, verivorsti tuleb veel juurde ja siis hakkab see asi jälle muutuma seal, ma ei tea, kevadel. Ja. Ma võtan siis tabletti ka peale. Kas kõht sai täis ikka sul või? Näed, natukene udune. Ma natuke puhastan. Päike paistab peale. Päike ka paistab, aga läätsed tahavad ka natuke pühkimist. Aga jaa, et nüüd sõime kõhud täis ja siis prilli käes on see tore tabletikene. Ma võtan siis vee ja siis, et kuidas siis nüüd natukene käsi puhastada. Ära söö. Ära söö, see ei ole see. Ma kogemata asin sassi. See, mis ära süüaks, on seal apteegis need magneesiumi tabletid. Need paned vette ja siis kihiseb ära ja siis jood ära. Isegi ei pea sööma. Ja see on aasta 2050, kui saab ka niimoodi tabletiga kõhu täis. Ma nüüd ennustaja. Aga see on nüüd selline trikk, et ma valan siia peale natukene ja näed, juba natukene vett ja hakkab see protsess käima. Ja ma arvan, et natukene panen veel vette. Panen siia niimoodi. Keerame. Et hea lihtne, see on kõige parem viis matkalistel kaasa võtta lapikest, mis kohe ära ei lagune, nagu salvrätik laguneb. No näed, palun Preili. Nüüd Preili demonstreerib, kuidas saab kätte võtta. Noh, näed. Ja ongi selline üpriski kena lapikene. See on selline riie, mis see on täis paks riie. Jaa. Vaata. Sellega siis esmalt teed käed puhtaks. Kes sõi kätega? Suu puhtaks. Kes sõi kätega siis, jah? Ja saad kõik niimoodi, jah, üle käia. Ja selliseid tabletikesi hea ju kaasa võtta, et kus siis nüüd jälle saime need, eks ikka temust. Mis te ise arvate? Temust on saad 100 tükki on paki, see oli vist 3 eurot. Et jälle väga, väga hästi taskukohane. Väga ei maksa, jah? Jah. No näed. Nii nagu päike hakkab vaikselt ära kaduma, kaome ka meie siit kodu poole vaikselt. Saime siin nüüd 1,5 tundi niimoodi istuda, et päike paistis peal ja oli hea soe. Nüüd läheb juba jahedaks, sest päike kaob vaikselt sinna metsa taha kohe. Jaa. Tuleb nuttu tõmmata. Jah, et öösed on juba ka miinuskraadiga ja eks siis võib-olla järgmine voor olev juba ka, ei teagi, kas päevaseiklus või ööpäevaseiklus, eks siis näha ole siin. Eks paistab. Ja eks midagi, no näed, et vast nüüd jälle tuleb järgmine video ka tempokamalt ja teiegi siis kasutage veel ilusaid päevi ära ja kui öö läheb pimedaks, siis soetage endale hea pealamp ja pange põlema ja siis saate päeva pikemaks venitada. Et ei ole seda pimedust vaja karta. Kuule, kella keeramine tuleb ju ka veel. Jumal, see ka tuleb ju. Siis läheb veel pimedamaks. Läheb. Igatahes. No vot, oli selline ülevaade. Ja tulge ise avastage ka Kambja piirkonda ja kas midagi. Subscribe, like ja kaotab järgmine kord. Tšau!
ahah, üks asi veel, et läks ju meelest näidata, et tegu on ringrajaga, see tähendab seda, et juba näete, seal on meie auto, seal ongi see parkla, vot seda ka.